Saate vastata, kui te mõtlete Väike-Maarja peale, siis milline on kõige kõrgem objekt praegu 25 kilomeetri kaugusel? Hakkame küsima. On Sinda Korsten, mis veel 25 kilomeetrit? Koerte Telemast, teie võit, auhind. No vaata. 350 meetrit. Hakkame Sinda kaarti jääda. See on minu raamatut. Aga meil on inimesed. Nii, mis teie soov on olema? Tahan küsida. Jaa, teie järg tuleb. Kas kohe või? Kohe ei tule teie järg. Meil on vallavanem alustanud juba, sellega tema meil mikrofoni hoidja ja meil on mõned küsimused juba ootel. Kellel on leht juba number 1 küsimusega? Olge hea, tutvustage ennast ja siis öelge ka, kellelt soovite küsida. Oota, mis see küsimus on? Olen Vallimaa, olen Heipri külast, esindan Heipri küla elanikke ja olen ka Väike-Maarja kuulikute töögrupi aktiivliige, kes siis valla eest kommunikeerida, mis on vallal kavas siia lubada. Enne kui ma küsin oma küsimuse, tegelikult oleks palve, et ma ei ole kindel, et kõik Väike-Maarja valla elanikud teavad neid tuulealasid. See oleks võimalik võtta ekraanile ja neid tutvustada. Kas meil on selline paat olemas? Väike-Maarja on lehel, mida on saadanud. Väga lihtne see Väike-Maarja kodualad leida, aga räägime konkreetsest teemast. No nagu võtke ette, pole raske, palun. Tulge rahvale vastu. Tulge rahvale vastu. Ei oleks mõistlik, kui praegu nii palju inimesi tutvustada neid tuulealasid. Pange kaart ette. Kes on poolt, tõstke käsi. Pange kaart ette. Kas me siin? Pooltundi vaheaega teeme seda interneti ja võtame tuulealad? Teeme internet. Me oleme 21. sajandis, me ei pea internetti tegema. Kõigil on olemas internet. Las siit mehed krõvivad, nii kaua küsime. Küsin ära boonusküsimus Triin Reberilt. Kui kõrge peab siis olema mets, ma arvan, et enam huvitab, kui kõrge peab olema mets, siis kilomeetri kauguselt varjata ära 300 meetri tuulik. Piret on valmis vastamist, ma arvan, et Piret on valmis. See oli Triinule suunatud. Ma seda arvan, aga Piretil on slaid, mis on tulemas. Mul on varmustraid selle kohta, sest ma teen tuulepargi visualiseeringuid. Et kas ma tohin, kuna Triin minu teada ei tee visualiseeringuid? Mis ta siis räägib sellest? Mis ta siis räägib sellest, mida ei tee? Võtke see korragi keskkonna see pilt. Sa seleta palun juurde. Jah, seletan juurde. Tegimegi ühe sellise illustratiivse visualiseeringu just selliseks küsimuseks. Ja näete, nendel piltidel kujutate ette, et olete kilomeetri kaugusel vaatamas. See tuulik on teist kilomeetri kaugusel, 2-3 kilomeeter, 1,5, 2, 2,5, 3 kilomeetrit. Ja metsakõrgus, 20 meetri kõrgune mets, mis on Eesti metsas keskmine kõrgus, mets on natuke kõrgem. Kui mets paikneb teist 500 meetri kaugusel, 250 meetri kaugusel, 100 meetri kaugusel või 50 meetri kaugusel. Nähtavus on täpselt niimoodi erinev. Et ongi, kui mets on vaataja lähedal, siis ta varjab vaate välja. Kui ta on juba mingil kaugusel, varjab ta seda oluliselt vähem. Kui teil on suur avatud vaade, siis on kilomeetri kaugustelt tuulikud näha. Vabandust, vastu lause. Koeru paistab Väike-Maarjasse välja, mis 350 meetrit. Jah, paistabki. 350 ja paistab Väike-Maarjasse. Jah, kui on... Koeru ei ole 1,5 kilomeetri kaugusel. Ei ole. Kui kaugel on koeru? Ja see tuulik on näiteks praegu 3 kilomeetri kaugusel. 20 kilomeetrit, kus on 20-22. 30 kilomeetrit on koeru. Nii et härra Pomer andis eelmise küsimuse 20-22 kilomeetrit, ma täna mõtlesin. Nii, läheme edasi. Ma lihtsalt tahtsingi kommenteerida ka korda Tallinnas siis Aegviidu sillast alates metsast läbi sõites, mitte vaadata televisiooni, et need mootorid väidetavalt on täpselt vaated natukene kõrgusel, et siis võite ise ette kujutada.
Aga lähme siis nagu tegelike küsimuste juurde. Et küsimus Indrek Keskele loomulikult. Et miks pannakse või miks soovib vald lubada enda valda 300-meetrise liigeltuulikut, mis saab olema kuni 8 megavatti, mida varasemalt on kasutatud ainult mere tuuleparkides ja mitte inimeste keskel kuni tänase hetkeni. Ja mida ei ole tegelikult uuritud ja mida ei ole ka siin kordagi öeldud, et need uuringud näidati oli tehtud meie valda planeeritavate tuulikute kõrguse kohta. Tänan küsimuse eest, kuna te olete olnud algusest peale asjade kursis, siis Väike-Maarja vald ei planeeri ja ei too siia 8 megavatilised tuulikut. Tegelikult Väike-Maarja vald, nii nagu ma avapärast ka ütlesin, ei oma veel infot, millised tuulikud täpselt tulevad. Selleks ongi algatatud detailpäring, et selgitada välja, millised on üldse tuulikute arv, milline on tuulikute kõrgus ja kui palju näiteks ka tuulealal kuus neid on. Seda väga hästi. Teeks nii, et meil ei ole niimoodi, et meil on tegelikult tund aega ja olen jaotanud 7 inimesele küsimused. Mina võttes küsimusel küsija number 2, et kui te kas teil on vaja veel? See on nüüd tsirkus räägib. Lähme sulle, teeme need 3 ära, vastame, küsime kiiresti, vastame kiiresti, saame edasi. Et siin presenteeriti, et Väike-Maarja vallale, või Eneri presenteeris, et Väike-Maarja vallale lubatakse 350 000 eurot nii-öelda talumistasu, millest suur osa läheb inimestele, siis 50%. Kas vastab tõele, et kui selle näite põhjal, siis piisab ainult 140 inimese lahkumisest oma maksutuluga ja kõik see on null. Ehk siis kui inimesed lahkuvad, siis vald rohkem kaotab, kui võidab sellest. Aitäh küsimusest. Kui me võtame arvutusest välja, siis kui palju on ühe pearaha inimene ja kui ta siis saab keskmist palka, miinimumpalka, on laps või see. Ja teil on arvutatud ja olen väga pikalt ka rääkinud, ärme räägi vahele, et palun austame kõiki. Te ei andnud mulle numbrit, kui ma küsisin. Teie olete number 8, kui te saate selle. Et Olar kasutab praegu kõikide aega, kui küsib 3 küsimust, oleme Olariga tunde vestelnud ja vastus on Olarile, et see ei ole ega nad ei lase nii rääkida. Arendaja on öelnud nii ettevõtete hommikusöögil, kui ka täna tõi välja, et ligikaudu ühe tuulikuga kaose Väike-Maarja piirkonnale 14 000 eurot. Oleneb tuuliku suurusest ja tootmisest. Pool sellest antakse kuni 250 meetriga tuulikuga 2 kilomeetri raadius olevate eluhoonete vahel, üle 250 meetri antakse 3 kilomeetri raadius olevate eluhoonete vahel, ehk see ühe tuuliku puhul 7000 eurot läheb jaotumiseks. Aga õige on see, kui selle tulemusena lahkub 140 inimest, siis see maksutulu ka kaotuks. Nii, saame edasi. Täpselt, et läbi edasi, et eelmine küsimus, et mida soovitab vallavanem elanikele, kes ei suuda tuulikute all ja selle läheduses elada, kes on veendunud kuulates või käies saarades ja Tootsis, kuulates nende tervisemuresid, kus ka on inimesi, kes on tulnud Väike-Maarja valda elama just selle tõttu, et need inimesed, kes ei suuda seda pärast taluda, on sunnitud lahkuda. Mida neile soovitate? Kuna täna oli meil siin väga ilusti ülevaade, mis tähendab detailpäringu protsess, et juhul detailpäringu protsessis jõutaks nii kaugele, et nii seletuskiri kui keskkonnamõju hinnang valmis saab, siis soovitan kõigile, kes kavatsevad Väike-Maarja vallast ära minna, uurida neid dokumente ja leida, kas tõesti on olemas põhjus, et siit tuleks lahkuda või vastupidi, on põhjus, et siin elada. Ja esimene võimalus on muidugi lasta kaasata ennast detailplaneeringu protsessi, et kaasa saada. Lähme edasi. Ja viimane küsimus, et mina oma perega kuulsin sellest tuuleparkide kavatsusest aastal 22, kui oli üldplaneeringu 2. faasi lõpp ja 3. algus. Ja käisin teiega esimest korda vestlemas 22. aprill 22, ilus number. Ja seal kogu rääkimise lõpus me küsisime, et kui rahvas on vastu, siis kas tuulikuid ei tule? Kas see lubadus veel kehtib, kuna võtlesite jah? Jah, et need inimesed, kes vastutavad, võivad samale küsimusele leida vastuse juba ka Väike-Maarja valla kodulehelt, seda on Olar pidevalt küsinud. Väike-Maarja valla elanik esindab Väike-Maarja vallavolikogu
ja Väike-Maarja vallavolikog toimetab sellised, et arendused aitavad kaasa Väike-Maarjale, mitte vastupidi. Aitäh. Kellegi on number 2. Kelle käes? Nii, oli hea, mikrofon sinna siis proovida. Meil on praegu 7 küsijat, minu number on 8, ma annan prouale 8. küsimuse. Kes tahab veel, andke käega märku, eelistatud on kohalikud elanikud. Ma olen külas. Millises külas? Kui mitu inimest üldse küsida saab? Meil on ainult 8. Numbreid on, ärge muretsega, aga me ühel hetkel kindlasti lõpetame. Nii, olge hea proua. Toituta lauga. Saab tulega külast. Teil on küsimus ja palve on arendajale. Juhul, kui nüüd mingi ime läbi ikkagi mõne tuuliku püsti saab ja nende lähedal olevad inimesed saavad väga häiritud, et kas siis Soome ja Saksamaa näitel äkki olete nii kena ja panete need tuulikud ööseks seisma? Ma arvan, siin väga selge vastus on see, et selle jaoks see detailplaneeringu protsess ongi, et kõik need mõjud enne ära hinnata. Et kui see on ilmselge, et seal on tuulikute rajamine põhjustab kõrget müra, öist magamatust, siis kahjuks ei ole võimalik neid tuulikuid sinna rajada. Et ma arvan, see on kõik detailplaneeringu protsess, aga kindlasti ma olen avatud suhtlema, kui hiljem selgub, et on ka mingi muid probleeme, et igal juhul. Üks asi on modelleerimine ja pärast on, mis tegelikult juhtub, et ma püüdsin viidata peale seda, kui tuulikud juba töötavad. Aga mul on teine küsimus veel teile. Teil on nii palve, et kui te juba kunagi teate, et mis tüüpi tuulikute plaanite püstitada, äkki palun jagate vallavanemaga, siis ma saan tema käest küsida tuuliku sertifikaati. Et me siis me saatsime uurida ja vaadata ja selle müra modelleerimise juures võib-olla paremini kaasa rääkida. See oli palve. Üks küsimus on veel. Eile lõppes riigimaa oksjon hoonestusõigusega tuulealadele Väike-Maarja ja Linni vallas. Et kas teie osalisite ja kes võitis? Me osalesime, meie ei võitnud. Nii palju, kui ma tean, siis arendajad, kes võitsid on siin, aga mul võib olla eksik info, aga see ei ole küsimus minu, et mina ei tea seda vastust. No, ma lootsin, et äkki on. Aitäh, raudne. Nii, keegi kolmas. Kuidas neid numbreid saab? Teie käes on mikrofon. Kuidas neid numbreid saab? Ma küsin korra, kuidas neid numbreid saab? Vallavanem annab järjest. Ma sooviks numbrit, palun. Mina olen siit Taagülast. Küsimusi tegelikult on umbes 100. Aga me peame jätkama. Nii vist ei jõua, on ju. Et ma küsiks siis mõne nendest. Et esimene suunatud vallavanemale. Kas ma olen aru saanud, et vald eksisteerib inimeste jaoks? Kas see on õige lähtekoht? Ja vastus oli. Nii, lähme edasi. Ma küsiks seda, et mida meil üldse valla elanikena on võimalik teha või kas meil on midagi võimalik teha, kui me neid tuulikud siia ei soovi? Kas meil on üldse nagu mingit varianti? Nii, see on mikrofon. Päris hea, et saan olla täna siin enam mõttejuht, aga nii nagu detailplaneeringu selle tuli, juhul kui ei soovita ja juhul kui saavad nii detailplaneeringu seletuskirja kui keskkonnamõju hinnang valmis, palun tulge ja räägime, tooge välja need probleemid, mis teid hirmutab, leiame nendele vastused, kui tuleb välja, et me ei suuda vastused leida, et tulge ei tule. Nii, lähme edasi. Oli hea teil? Ma tahtsin teha ühe märkuse veel vallapoolse kommunikatsiooni kohta, et mulle hästi meeldis Triin Weberi lause, et kui kogu kommunikatsioon on nagu ühte suunda, et siis tegemist on ajupesuga suure tõenäosusega. Et meil vallas mina ise kommunikatsioonitaustaga inimesena tunnetan hästi palju seda, et ei ole oma rahva pool näoga, et ei ole kommunikatsiooni või kui midagi on, siis see on ainult pooldav. Et täna ka need ettekanded olid tegelikult väga head, sai väga palju tarkust juurde, aga minul oleks selline palve, et korraldada ka selline koosolek, kus esineksid eksperdid, kellel ei ole absoluutselt mitte mingit seost tuuleplaneeringutega.
ja et mõte on siis selles, et see sõnum ei oleks ainult see, mida tuulikud head toovad, vaid ilmselge on ju see, et kui tegu on nagu nii suure projektiga, mis on üleriigiline, et see ei ole võimalik, et see ei ole mitte ühtegi ohtu, mitte ühtegi negatiivset tagajärge. Et minu meelest samamoodi nagu nendest positiivsetest asjadest võiks rääkida ka nendest negatiivsetest, et miks seda ei tehta. Täna õhtulgi seda tehti minu meelest, et toodi neid ohte välja kõikides valdkondades. Et palve, siis ma kordan üle see, et kaasata siia eksperte, kellel ei ole mitte mingit isiklikku ega ettevõttega seost. Ja valdkonna seaduses. Aitäh, lähme edasi. Ja, siis ma kolmanda kommentaari tahaksin teha esimesele noorherrale, kes oli see arendaja esindaja. Nii on olemas siin kenasti. Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et elus on muid põhiväärtusi ka kui raha. Et kuidagi jäi sealt hästi silma see, et kõik on raha, aga kui ei ole... Ja vaadake härra. Et lihtsalt see, minu mõte on see, et majandusedu on hästi oluline, ma olen täiesti nõus sellega, aga kui meil ei ole terveid inimesi, kelle jaoks üldse seda teha, siis mis point sellel üldse on? Aga ma olen täiesti nõus, et majanduslik huvi ainult ei olegi eesmärk ja ma arvan, mis huvi sul on siis? Mõjud planeeringute protsessi käigu sinna seda. Mis huvi sul on siis? Nii, teil on klaar, läheme edasi. Number 4 siis peaks olema. Kelle minut? Nii, mikrofon teile. Kohe tuleb. Aitäh! Mina olen kohalik tuuleala 6 juures elan Antjõnena ja mul on nagu lihtne küsimus, et kui hea ja tore kõik on, et see kõik toob meile nagu kasu, aga paluks tooge nagu konkreetseid näiteid kohti, kus on nagu arenenud peale tuuleparkide püstitamist, tulnud juurde töökohti, elekter on läinud odavamaks, elanikkond on kasvanud, et ehitatakse juurde uusi taristuid, inimesed tahavad seal juures elada ja on näha, et toimub ka nagu selline revolutsiooniline tööstusareng, et nii palju kui täna nagu interneti lahti ja võtab, siis Lähi-Euroopa on seal kõik vastupidises suunas. Aitäh! Kas on valmis oletud arendajaid vastata lühidalt vastata? Ma olen arendaja, ma ei tee teadusuuringuid selle järgi, et kus siis rahvastik või töökohad on arenenud. Ma tean seda, mida ettevõtted räägivad meile, kes küsivad, et kuhu meie teeme enda tootmist, elektritootmist, tuuleparke, päikseparke, et nemad oleksid huvitatud samas piirkonnas tööstuse rajamisest. Eestis on tuuleparkide arendamine, nagu varasemalt öeldi, 10 aastat, 15 aastat tagasi toimus, nüüd on olnud pikk paus, et ma eeldan, et see aeg alles tuleb. Aga õige vastus on... Ma korra täpsustan. Jah, ma ütlen teile ka vahepeal lihtsalt, et tegelikult Eestis pole ühtegi näidet tänaseks päevaks, kus see otseliin oleks läinud rakendusse, eks ole, mida seadus võimaldab, et sellele ka tekiks siis mingisugune tööstusvastu, et täna Tootsi tuulepargis pakutakse samamoodi 20 megavatti ulatuses seda võimalust otseliiniks, aga keegi pole seda veel kasutada. Aga miks? Aga raske saan nagu aru selles suhtes, et aga Saksamaa ehk siis see, kes arendaja, kes topib neid tuulikuid üles, ei ole ju kohalik ettevõte. See on kõik välisinvesteeringute raha. Ehk siis see tuleb kuskilt välismaad ega esimest korda see arendaja praegu ei pane tuulikuid püsti. Ta on seda kuhugi enne ka teinud. Ma ei saanud küsimust täpselt aru, aga Eestis on nii Eesti kapitalil olevaid arendajaid kui ka välismaa kapitalil arendajaid, nii on ka... Teie rahastaja. Teie päritolu, teie rahastaja. Kes sinu rahastajad on? Eneri omanike ringis on Eesti Vabariik. Siis Eneri omanike ringis on 3 mereinvesteeringute fond, mis on Kesk-Ida-Euroopa riikide ühine investeerimisfond, kus on ka Eestis olemas. Kogu loetelu. Nii, läheme edasi küsimusega 5. Väga libe vastus. Nii, kelle käes on? Libe vennik. Teie kord, jah. Tere, Ergo 5
Uusmaa, Väike-Maarja elanik. Eelkõige küsimus vallavanemale. Infoõhtu, meil on 4 detailplaneeringut töös, number 6 on juba üsna kaugel. Me ei näe mitte kuskil ühtegi normaalset kaarti rääkimata tänasest siin koosolekust, kuhu tegelikult need on siis planeeritud. Kõik räägivad kuskile sinna Tammsalu poole, ilmajaama taha, kus kohas need alad on, kus me näeks normaalseid kaarte. Jah, valla kodulehel on olemas, me peame otsima seal eraldi detailplaneeringute alt, leiame need mingid raskesti arusaadavad kaardid on ja meil on ilus värviline valla infoleht. Seal pole mitte ühtegi pilti, kaarti, et meil on 15 tuuleala, kus nad asuvad. Ühesõnaga see info on pehmelt öeldes puudulik. Aga siis küsimuse juurde ka. Et esimene esineja siis ütles, et 30 aastaga saab vald rikkaks. Et 7000 eurot ühe tuuliku pealt aastas. No ütleme, et see number 6 ala siin ilmajaama taha on planeeritud 20 tuulikut, no ütleme, see on 40 000 aastas. See on 10 000 kuus, see on olematu summa. Et detailplaneeringud on algatanud vald, võtab vastu vald, kui need tuulikud tulevad siin 20-30 aastaks algusest lõpuni välja vastutajaks ja vald. Ükskõik, kas seal mingi õnnetus tekib, põhjaveega mingid probleemid, kõik need ligipääsuteed, lõpuks võib-olla tuleb ikka välja, et see infraheli on ohtlik, tehakse mõõtmised, te peate vastama inimeste pöördumistele, see on täiesti mõttetu ajakulu, et kas te olete üldse arvestanud välja, palju on ettenägematud kulud, et kui selle 40 000 saate aastas, palju teil tegelikult need kulud on? Palju see nii-öelda maksma läheb vallale, et kui see 40 000 saate oma eelarvesse, aga palju sellest võivad kulud olla? Ma alustaks siis sellest, et ka teie olete piisavalt aktiivne olnud, tunnustus selle eest, et teada, mis on üldplaneeringus, mis on üldplaneeringu tingimused, kui kaugel on detailplaneeringut. Oleme ka erinevad selles suhtes, et täna 4 detailplaneeringut, millest ainult detailplaneeringus 6 on jõudnud esimene samm teha. Mitte kuskil kaugel, me ei ole kuskil perroonil vaatajad ja mahajääjad. Et palun ärge neid hirme elanikele edasi andke. Kui te küsite, millised on kulud, siis sõltub ju meie enda kogukonnast, millised on kulud. Et kas tekivad millised mõjud, kui palju tulevad kaebusi, kas need uuringud, mis meil detailplaneeringu käigus ära teevad, kas annavad piisavad vastused, et tegelikult on ka võimalik detailplaneeringu alale 6 ehituslubasid väljastada. Täna te küsite sellist vastust, kus ma peaks olema vähemalt selgelt nägija. Minu palganumber ei hõlma selgelt nägemist. Kas katsumärke ka valduda? Ei, küsimus on selgelt nägemise kohta, lihtsalt seal on algandmetes kirjas kõrguse kogus, et erinevatel... Jaa, siit tuligi täna ka arendajalt vastus, ka siin oli ettekandjalt vastus, kui meil on 20 tuulikut, ligikaudu 280 000 eurot, mis tuleb piirkonda tuuliku talumistasust, mis on ette nähtud riikliku seadusega. Kui te olete nüüd seda detailplaneeringu läbi lugenud, siis ka detailplaneeringus on punkt. Täiendavalt lepitakse kokku kogukondlik tulu. Siin saate kõik elanikud kaasa aidata, ehk arendajatega kokku leppida. Milline on see kompromiss, kus ka kogukond saab sellest ettevõtlusarust kasu? Täna on siis iga detailplaneeringu puhul, ma arvan, see ei ole ainult Väike-Maarja vallas niimoodi, et enne kui see detailplaneering kehtestatakse, peab olema see kokkuleppe sõlmitud. See on siis selle kehtestamise eelduses põhimõtteliselt, jah? No ma tahtsin ühesõnaga sinna jõuda, et see 40 000 ei ole puhas kasum, pealt lähevad kõik kulud maha. Palju tegelikult vallale jääb seda ei tea valdusega, kas üldse jääb? Aga see oli ka teoreetiline näide mingitel tingimustel elektri hind ja megavatt. Aga püsige edasi, jah? Teine küsimus oleks ikka selle infraheli kohta, et eelmisel nädalal
minister Riina Sikkut ütles, et Euroopas pole üldse olemaski seadet, mis mõõdaks alla 8 hertsi, et kas see seade on siis tõesti nii üle mõistuse kallis või iga kord me kuuleme jälle, tuleb see Tiim Leever ütleb, et pole piisavalt uuritud, eks ju. Millal siis uuritakse, et see 2,6 miljardit leiti, ma arvan, see seade maksab võib-olla mingi 40 000 võib-olla, see on olemas. Olles ka suhelnud viimasel ajal aktiivselt Terviseameti laboriga, et mida nad siis, kuna nii palju küsimusi, mida nad ikka suudavad siis mõõta ja kuidas ei suuda. Eks seal on mitu küsimust. Nad suudavad mõõta infraheli. Terviseameti minu teada praegune siis mingil määral probleem on see, et Terviseameti labori infraheli mõõtmine ei ole siis akrediteeritud, see tähendab seda, et nad ei ole sellele siiani võtnud sellist võrdlusalust, et nad seda näiteks iga aasta siis mõne teise labori mõõtmisega võrdleksid. Mõõta nad suudavad. Nüüd see, kui tundlik on seade... Ei, nad suudavad mõõta alla 10 hertsi. Täpsed andmed Terviseamet minu teada enda kodulehele pani ülesse või kui nad kodulehele ei pannud, siis nad vastavad sellele küsimusele, kui palju nende seade suudab mõõta, see on alla 10 hertsi. Aga sealt nüüd päris madalate sagedustega, kui me räägime, et alla 0,25 hertsi tahame mõõta, siis natuke on ka küsimus, miks me seda teeme. Et kas me oleme kunagi suudame siis eeldada, et seal on nii tugev infraheli, mis siis tõepoolest tervisemõju põhjustab, kui ta on... See on ju uurimata. Miks te arvate, et ei ole? Miks te eeldate, et ei ole? No täpselt. Võib mõõta kõike, me saame teada, et seal on mingi tase, mis ei üle. Sikkut ütles, et tema teadmised pole terves Euroopas seadet, millega saaks mõõta alla 8 hertsi, ta ütles seda 6. kuupäeval eelmisel nädalal. Aga me ei saa Riina Sikkuti sõna. Miks ei hangita sellist seadet, kõik oleks ju lihtne ja selge. Eeldatavasti siis Terviseamet ühel hetkel jõuab ise selle vastuseni, aga siin ruumis seda praegu ei ole. Aitäh. Aitäh. Nii, kes on järgmine? Mis number võib olla, mille sul arvestada? Ma ei tea, mis siin neid kuradi numbreid jagab, ma tahaks ka. Mis number oli peal küsija? Näitas mulle niimoodi, mis number. Number 6, palun. Sul on 6. Kelle käes on number 6, palun. Käega märku. On lahkunud. Kui kätte tõuseb, on küsimus ossa, number 7. Nii on siin ees olemas. Kristo Putna külast, minu kodu jääb Tuula 6 lähedus. Ja minu küsimus on vallavanemale ikka sellest samast sarjast, et kas kohalikul elanikul on üldse mingit võimalust kaasa rääkida selles, kas tema kodu lähedale rajatakse tuulepark või mitte. Me oleme esitanud vallale 2 rahvapöördumist ehk petitsiooni 2 tuulepargi rajamise vastu. Nendel on alla kirjutanud ligi 1200 inimest. Kas see on piisav allkirjade arv, et loobuda nendest planeeringutest või mitte? Ja kui ei ole piisav, siis milline on see piisav arv? Ja kas lapsed ja koduloomad peavad hakkama ka allkirjade andma? Küsimuse eest korraks tuled selle infraheli juurde tagasi, kuna 29 omavalitsust said ka kokku kliimaministriga ja tegelikult pöördusime sama tõsise teemaga, et tegelikult Eestis on vaja andmepõhist infot ka infraheli puhul, et see info sellest pidime tagasi saama 1 kuu pärast. Kas ja millal need mõtlemised tehakse? Nüüd härra Pulgi juurde tagasi tulles, siis kordan ennast. Kohalike inimeste arvamusele on mõju. Siin ei ole ühtki kohta, kas ta on 10, 20 või 30, 1200. Mõned inimesed valitsusele alla kirjutanud 3 korda, et võib-olla lihtsalt oli eelmine õhtu minest ära. Aga ma tulen selle juurde, et detailplaning ongi protsess ja täna ei saa öelda, kas ei või jaa, et kas Indrekul on mina mitte ühtepidi või teistpidi. Kui me saame keskkonnamõju hinnangu täpselt selle teie lähedal, kodu lähedal olla tuulalale number 6, kus siis
detailplaneeringuga, siis see avalikustatakse. Teil on kõigil võimalik teha oma ettepanekuid, kas seal on veel mingi küsimus, mis teile nagu ärevus tekib? Ega kui rahvas ei ole nõus. Jaa. Leppisime kokku, me teine ettepanek olema piisavalt viisakas. No vasta küsimusele siis. Kui palju inimesi? Aarepuudile vastan küsimusele, et juhul kui on seletuskiri olemas, keskkonnamõju hinnangud olemas, siis saab ka väljenda teema, kas see tuulikfüüks äkki saad aru, et 3 korda oli allkirja antud. Nüüd rahvale on meeles. Indrek, number 8 on. Palun üks number. No ma soovisin ka numbrit. Aga minu number, mis sa järgmisena lubasid anda mulle. 13. Nii, number 8. Siin, Marni. Number. Nii, on hea. Kõigepealt tahaksin jagada infot, et mina olen Margarita Köster, tulen Assamaalast ja kuna meile tuleb siis tuulepark number 10 niivõrd lähedale, meil ei ole metsa, mis vahele jääks, nii et me näeme, kui me näeme juba praegu Aburi tuulikut täispikkuses, mis on 130 meetrit, siis 300 meetrine on meil väga kõrgelt näha. Ja kui kogu aeg siin ka vallavanem rõhutab, et kirjutage, valda, küsige ja loomulikult soovitan ise ka kirjutage, küsige. Aga tahaks nii arendajatele kui ka vallajuhtidele, volikogu liikmetele, kes iganes meile neid küsimustele vastavad. Kui moderaator rõhutab kogu aeg, et jääme viisakaks, siis paraku olen mina saanud vastuseid, mis solvavad ja väga räigelt solvavad. Väike-Maarja vallast? Mitte Väike-Maarja vallast sain ma telefonikõnega väite, et kuna te ei ole meie valla elanik, siis ei ole teil nagu asjagi. Aga millega ma tahtsin, miks ma seda kirjutamise teemat ja seda kõik üles rõhutasin, et meile siin ettekandjad lugesid igasuguseid erinevaid näiteid, aga kõik need näited olid ju Taanis, kus on maismaatuulikud 140 meetrit ja Taanis tehakse merre 300 meetrised tuulikud. Taani ei luba maismaale suuremaid tuulikuid. Meile tahetakse panna siia Emumäe otsa. Kui kõrge on Emumägi? 166 meetrit merepinnast. Just nimelt. Kui Tootsi park on merepinnaga tasasel, on 240 meetrit, siis meil, kui me arvestame juurde, et 166 on Emumäe kõrgus ja sinna paneme juurde veel 300 meetrit tuuliku kõrgust, siis oleme me kõrgemad veel kui Teletorn, sest ka Teletorn on merepinna kõrguselt mõõdetud. Küsimusteni jõuan, aga igale asjale tuleb teha ettekanne ette, siis ma ei saa küsimust esitada, kui pole aru saada, millele. Ja selle küsimist nii-öelda arendajatele ja teaduse spetsialistidele ja valda kirjutades tahan vihjata sellele, et arendaja NTV Green vastas mulle väga üllatavalt, et kui ma tõin välja küsimuse SF6 gaasi kohta, mida tänases ettekandes ma üldse ei kuulnudki keskkonnareostuste ja kemikaalide kohta, nii et see juba näitab seda, et pool juttu jäeti rääkimata. Mis SF6 teeb, öelge proua? SF6 ja kus seda kasutatakse? Kasutatakse kõrgepinge seadmete määrimisel nii alajaamades kui rootorites ja see on mürgine gaas ja tahes-tahtmatult liigub ta ka keskkonda ja kuna Saksamaal tehti õhusaaste kontrolli ja just see komponent oli kõige suurem. Ja kui mina kirjutasin arendajale, et miks sellest juttu ei tehtud ja siis oli arendaja vastus mulle, kelleks oli Jaanus Kivirand, oli selline,
et palun öelge, kus on teie allikas pärinenud, kuigi see oli Saksa ajakirjadest, ajalehtedest võetud artikkel, jääb mulje, nagu tegu oleks AI välja mõeldud tekstiga. Nii et ükskõik, mida me küsime mõne targema mehe käest või naise käest, siis lõpptulemuseks me saame vastuse, et iga asi, mis meie poolt välja... Kohe saate kätelda oma vahel. Jaanus on teie ees. Et iga tekst ei ole AI. Arusaadav ja ma tahan veel öelda omalt poolt, et kui mina nõuan inimestele, arendajatele, siis ma soovitan kõigil olla viisakas ka vastustes. No igatahes see vastus ei olnud viisakas. Ma tohin vastata. Lühidalt, palun. Et ma tahtsin omast arust teada, et vastate inimesele põhjalikult, pikalt ja kiiresti. Et väga kurb, et te niimoodi solvusite sellesse, aga tegelikult teinekord siis võib-olla siis ei peaks kohe vastama. Kas te soovite seda, et ma ei vastaks teile nagu ausalt, nii nagu asi on. Ma ütlesingi, et SF6 on gaas, millega ei saa generaatorit määrida ja SF6 on gaas, mida kasutatakse alajaamades. Ja mis on keelatud Euroopa Liidus 1. jaanuarist 2027? Ja ma ütlesin teile ka seda, et kahjuks levivad inimeste seas ei ainult välja mõeldud müüdid, et inimene ise ei tuleks selle peale, et seostada SF6 tuulikuga sellepärast, et seda gaasi kasutatakse alajaamades, mis on väga palju kasutatud just igal pool alajaama seadmes ja teadavasti alajaama seadmes kasutatakse tarbijate juures kõige rohkem. Sellest me järeldamegi seda, et kui meie loeme infot internetist, siis me ei saagi seda enam uskuda, sest kõik võib olla AI. Järgmine küsimus on selline, et keskkonnaekspertidele, kes olid meil siin. Loen ette tsitaadi, aga ma ei nimeta seda nime, sest ka tema on keskkonnaekspert, kes on teinud KSH-d ühele detailplaneeringule. Tsitaat, soovituslik ei ole selles tsoonis elada, sest see on potentsiaalselt tervisele kahjustav. Jutt käib 2 kilomeetri ulatusest. Nii, aga küsimus kellele? Küsimus kes meil rääkis siin keskkonnateemadest täna? Alar, jah. Päris lõpuni ei saa aru, millest... Küsimus on see, et kui üks spetsialist on öelnud, et ei ole soovituslik elada 2 kilomeetri ulatuses, siis kuidas te saate teha neid mudeluuringuid, kui need on ohtlikud inimesele? Meie teeme uuringuid lähtuvalt sellest, et olulist mõju ja piirväärtust ületamist ei tohi lubada. Ma ei tea seda konteksti antud juhul, mida te tsiteerite kahjuks. Mõnel juhul võib tõepoolest olla niiviisi, et piirväärtus ei ole tagatud väiksemal kaugusel kui 2 kilomeetrit. Kui meie mudeldamise tulemuseks tuleb see, et piirväärtus ei ole tagatud kilomeetri kaugusel, või ta on tagatud 1,5 kilomeetri kaugusel, siis kilomeetri kaugusel tuulikut panna ei saa. Kui kogemata, mida ma küll varasemate kogemuste puhul pean vähe tõenäoliseks, tuleb välja, et 8 kilomeetrist lähemal ei ole see tagatud, siis ei saa ka niiviisi. Piirväärtused peavad olema tagatud ja olulist ebasoodsat ehk olulist negatiivset mõju ei tohi keskkonna hindamise tulemusel mingil juhul lubada. Ja küsimus nüüd ka siis talumistasude kohta. Ma ei tea, kes seda vastab, pigem just võib-olla vallajuht, kuna need tasud pannakse ju siis nii-öelda kohaliku omavalitsuse kassasse ja sealt siis jagatakse. Kui ma nüüd oleksin üks inimene selle tuuliku all kuni 2 kilomeetri ulatuses, peaksin ma saama siis 6 kuu palga ulatuses keskmist alampalga. Sel aastal oli jah, on aastane nii-öelda makse 5316. Nüüd on minu küsimus hoopis saalile. Kes usub, et tema saab 40 aasta pärast 100 000 aastas? Tõstke käsi. Jaa, aga tehing lihtsalt siis... Väga õige. Seda öeldi ka mulle Haljala koosolekul. Nagu ema elab Haljala vallas, käisin ma seal oleval koosolekul. Aga siis lihtsalt teiste arusaamiseks, millest jutt käib, eks ole, et... Aga jutt käib
nüüd sellest, et... Elueast. Käib tuuliku elueast, kui me võtame selleks 30 või 40 aastat. Kuna riiklikud lepingud tehakse 39 aastaks. Ma vastan sellele, et kui see summa on ühes aastas näiteks praegu 5300 eurot, siis... Ja igal aastal see tõuseb 7-8%. Ja igal aastal see tõuseb 7-8%, siis tõepoolest näiteks 40 aastaks on see tehe, et õige summa saada, sulud algavad, siis 5300 korda 1,08 astmes 40. Vale vastus. See on õige 40. aastal peaks olema miinimumpalk 17 776. Ja ka iga aasta tõuseb see 58% kaupa lihtsalt. Just, ja niimoodi tulebki arvestada. Ärme arvesta mingisugust 1,4%. Ja roelas oli teil see summa 2 miljonit. Millegi ma veel tahtsin jõuda, et see on nüüd see, kui inimene elab üksi tuuliku all. Talumistasu antud juhul jagatakse kõigi vahel, kes jäävad 2-3 kilomeetri ulatusse. See tähendab seda, et summa võib olla väiksem kui inimesega. Just nimelt, et kui Väike-Maarja vallas, Aleliku sisse tuulikut ei ehitata, on elanikke 3000, siis külades on 2600. Ja enamus tuulikud on kõik jäävad külade piiresse. Ja kui arvutada nüüd sinna juurde ka piiriülesed inimesed, kas Väike-Maarja vald maksab Tapa valla elanikele, Kullenga, Assamalla, Veadla inimestele talumistasu? Vastus on ei ja lihtne vastus on vist see, et pole ka mõtet seda karunahka jagada, mida lastud ei ole. See tähendab seda, et kui me ehitame tuulikud iga valla piiri peale, siis kõik need, kes jäävad teisele poole piiri, teise valda, ei ole neil mitte mingisugust sõnaõigust antud. Palun ära sega vahele, nagu sa enne mainisid, oleme korrektsed. Siis... Ja kui me nüüd jagame selle sama talumistasu, nagu enne ka näidati, 30 tuuliku pealt 400 000 jagame nende küla elanike vahel, siis palju õnne, igaüks saab 66 eurot aastas. Aga te talute seda tuulikut 40 aastat ja siiamaani ei ole meile kordagi räägitud utiliseerimisest. Selleks ajaks, nagu me näeme praegu ka Rootsi näite baasil, kus on Rootsis läinud saneerimisele juba 3 arendajat, siis on aru saada, et Eesti arendajad teevad täpselt sama trikki, mis on Estonia Rail, mis on Nordica. Nad saavad riigilt raha kätte ja siis, kui oleks vaja utiliseerida, on meie firmad kõik kadunud, saneeritud, pankrotis ja need tuulikud, kestad, need tornid jäävad utiliseerimata, need jäävadki meile siia ülesse, sest neid firmasid ei ole enam 40 aasta pärast. Kas me saame aga aitäh. Nii, küsimus tuleb sealt. Olge jah. Aga olge jäävad kõik on. Kõik hästi, tutvustate ja lähme lõpetada. Tervist, olen täitsa Väike-Maarja 3 elanik ja olen Mõisamaa külasparki küljal. Ehk siis sooviks teada, et mis see tasuvusaeg või tuuliku kohta on, et kui tuulikul on konkreetne eluiga, palju see süsteem üldse kokku töötab, siis selle üles ehitamiseks, infrastruktuuri väljaehitus, betoonkeha sinna alla ja kogu see mast. Et kui see kõik asjad püsti pandud ära, siis reaalselt kõik see investeerimisse sisse pandud, kui kaua läheb aega või kas see üks generaator seal otsas tasub selle ära või me peame selle generaatori seal otsas ära vahetama ja kas ta siis tasub ennast ära. Ehk siis, mis on see tasub aeg? Nii, kas arendajad oskavad öelda, et millise tasuvuse ajaga arvestada? Me praegu ei pannud. Kas mina kui see oleks üks tasu, et me peaksime teda 4 korda vahetama, siis ilmselgelt neid investeeringuid eedestaks. Küsimus on lihtne. Tasuvusaeg sõltub väga paljudest faktoritest, aga üldiselt seal 12-15 aasta juures. Ma arvan, et see on selline vahemik, mis on enam-vähem okei, võib-olla pluss-miinus 10 aastat, aga see on see vahemik. Selle aja jooksul maksate kinni kõik ehituskulud, enda tootmiskulud, ülespanekukulud, hoolduskulud, kõik asjad.
kapitalikulud kõik muud jah. See on eeldus, aga seal on palju faktoreid. Mulle pakuti praegu kõige viimasemat numbrit. Huvitav on see, et üle maailma võta ikka vastu. 27. Selleks ajaks on juba päev läbi. Saavad rääkida. Ma tahan ise ka rääkida. Kui see ei tasuks ennast ära, siis minu küsimus on see, et miks ettevõtted investeerivad oma rahad seda püsti panna. Küsimus mulle. Väga hea. Esiteks riiklikud toetused, et inimesed saavad see firma, kes hakkab seda asja püstitama, saab dotatsioone Euroopa Liidu poolt. Võin kohe vastata. Ta saab raha selle eest. Võin kohe vastata. No. Dotatsioonid, mis siis on maismaa tuuleparkidel Eestis, on mega väiksed. Need on sisuliselt, kui seda vähempakkumiste loogikat järgida, siis on juhul, kui elektrihind on madalam kui 3 või 4 senti kilovatt-tund, ehk siis elektrihind on väga madal, siis maksab riik kuni 2 senti kilovatt-tunni pealt peale. See on finantsmudelis umbes 2-3% käibest, meil on nii-öelda müügitulust, et nende dotatsioonide peale ei ole Eestis küll mõistlik tuuleparki püsti panna. Et need toetused, mis olid varem, jah, need olid, tegid tuulikute rajamise kasumlikumaks, aga tol hetkel tuulikuid vähem võimsamad, ehk siis nende tasuvusaeg oligi nii-öelda loomulikult pikem, seal oligi toetusi vaja. Okei, jah, väga. Enne oli küsimus siin, et arendaja, te esindate siin arendajad, te ütlesite, et Eesti riik on üks osanik või Eesti firmad on selle osanikud, aga siis, kui täpsustav küsimus oli, et kes need nii-öelda siis kardina taga on, et keda see siis mainida ei tahtnud ja täpsustav küsimus, tegelikult küsimus oli jah see, ja täpsustav küsimus selle juurde on siis see, kui vana on arendavad firmad siis hetkel? Ei olnud mingit varjamist, Eneri taustal on 75% kuulub erinevatele Euroopa Liidu riikide institutsioonidele, Eestis on see Rahandusministeerium. Kui uurida Rahandusministeeriumi lehelt, pean täpsustamaks Välisministeeriumi või Rahandusministeeriumi lehelt, aga 3 mere fond, siis seal on kirjas, et 3 mere fond on teinud investeeringu Enerisse ja seal on ka kirjas, et Eesti Vabariik, minu teada Rahandusministeerium on teinud investeeringu 3 mere fondi. Kas sa hetkel ei oska mulle nimetada, millised on välised? Välisinvestorid, selles. Kas sa ei oska nimetada välisinvestorid? 3 mere fond. See on üks? See on 70% ja siis on ka asutajad ja teised taastuvenergiaettevõtted, kes on sinna investeerinud. Ma olen 100% kindel, et mitte ükski siin saalis viibijatest ei tea, mida tähendab 3 mere fond. Ja ma ütlengi, seda saab Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi kodulehelt vaadata, panna Google'isse 3 mere fond, see tuleb kindlasti välja. No vasta küsimusele siis, sa ei tea või? Kui sa ei tea, siis ütle, et sa ei tea. Millele ma ei vastanud? Kes on 3 mere fondi taga? Ma olen seda vastanud, et seal on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, nende Rahandusministeeriumid, nende fondid. Me läheme väga detailseks selle taha, et kes on Eneri omanikud, meil on ka Eestis Eesti kapitali olevaid. Aga siin on ka valla kommunikatsiooni inimesed, et me saame tegelikult vaadata, mida kujutab endast see 3 mere fond ja selle küsimuse vastusega tekitada kõigi, mis oleks. Nii, lähe edasi. See on tegelikult väga hästi juhtisin järgmise küsimuse juurde, ehk siis asjaajamine on sisuliselt tippettevõttes. Meil on juhtkond ja meil on siis lihttöötajad, koristajad. Ja kahjuks kipub ette olema see, et kommunikatsioon puudub. Ehk siis tippjuhid, valla juhtkond ei oska kõnelda koristajate keeles. Te olete kaugelenud ära. Millised sammud on teil plaanis ette võtta selleks, et valla elanikega nendele arusaadavas keeles kõneleda? Jaa, aga täna õhtul üks näide sellest, oli ettevõtetega hommik üks näide sellest, loodan, et neid õhtuid, kus toimub viisakas dialoog, tuleb järgmise 1,5 aasta, 2 aasta jooksul veel mitmeid. Nii et kui meie enda kogukond peab ennast selliselt ülevalet tõesti tahetakse kuulata ja vastuseid saada, siis väikemare valemanemana olen nõus nendele koosolekutel osalema. Ja valimiseks mitte enam. Alla leht ja valla saab ka juurde erinevate vastustega. Selle koha peal ettepanek, et võib-olla siis täna on populaarne koht Facebook, et teeme siis väikemaja tuulepark, aga
otsa loomulikult kõik, kes muutuvad provokatiivseks või rikuvad. Elimineeritakse. Jah. Grupist. Täpselt. Et viisaka arutelu korral ja peab olema dokumenteeritud grupi nimekirjast likvideerimine. Mis te arvate sellisest pakkumisest? Vääriks kaalumist. See oleks avalikult, me saame kõik küsimused, kellelgi on murekoht, esinda seda inimest, mina olen kõnelenud väga paljude inimestega, kellel on väga palju erinevaid muresid sellega. Üks ütleb, et ma ei saa sellest energiast mitte mingi tulu, ma saan ainult visuaalse reostuse. Teine ütleb, et ma saan ainult helireostuse, ma saan visuaalse reostuse. Inimestel on erinevad muresid, nad ei saa mitte ühelgi nendel asjadel kinnitust mitte kuskil. Rääkimata seda, et minuni jõudis info läbi kõrvaliste isikute, mitte läbi vallakommunikatsiooni ahela, mis on tegelikult äärmiselt kurvastav. Te räägite silmast tänast õhtut? Sisuliselt küll jah, ma pean silmast tänast õhtut seda, et see jõudis teiste inimeste kaudu minuni, mitte valla infokanaleid pidi, mitte see jõudis valla infokanaleid pidi, kõiki pidi jõudma, kõikide valla kodanikeni, kes kasutavad internetti, sest valla ajalehes ja ka valla kodulehel oli see informatsioon. Ja ka Facebookis. Läheks natuke sisukamaks kauesti, et me rääkisime hästi palju, oli siin juttu detsibillidest ja mikrohelidest ja mis iganes väga toredad peevad tervikut. Kas heli inimorganismile tajutab läbi millise teguri tegelikult? Nii, vastab Piret või Liiv. Heli on inimesele tajutav eelkõige läbi kuulmismeele. Esimese organina võtab vastu kuulmismeel. Läbi mis teguri on inimesele heli tajutav? Helirõhu. Vibratsioon. Helirõhk, mis põhjustab sinu mis tekitab rõhus erinevust, see on ju heli võnkumine vibratsioon. Ehk siis, kui me räägime tuulegeneraatorite asjadest, mis on tehiskehad meie ümber, me räägime sellest, et ta tekitab erinevat tehislikku vibratsiooni. Seda vibratsiooni saab mõõta, seda vibratsiooni saab kunstlikult tekitada. Kui te võtate kätte, panete seda sama kõlarit korralikult, seadistate täpselt selle vibratsiooni sageduse peale ära, panete selle sinna koha peale üles, keerate volüüminupust täpselt teise samasuguse sageduse võimsuse peale, nagu lähete mõõdate teise tuulegeneraatori peale, te saate seda tekitada. Kõikidel inimestel võimalusi tekitada seda. Täpselt samamoodi tuulegeneraator tekitab vibratsiooni, tekitab. See on vibratsioon. Tuulegeneraator tekitab seda samasugust vibratsiooni, see on konstantne. Tekitab helirõhku. Ja nüüd füüsikas ikkagi vibratsioon, mis liigub läbi maapinna, on teine asi kui helivõkked, mis liiguvad läbi õhu. Need on erinevad asjad. Tuuliku juures ja loomulikult tuulik tekitab ka teatavat vibratsiooni, tuuliku tasakaalustamine selleks, et ta ei vibreeriks, et ta ümber ei läheks, on väga oluline ehituslik osa tuuliku puhul. Ja tuulikute jalamine on tõepoolest ka vibratsiooni mõõdetud. Et ainult, et just selle ehitusliku iseärasuse pärast tuulik korralikult püsti seisaks nendes suurtes õhulainetes, peab seal tuules ringi käima. Siis see vibratsioon, mis mõnda maapinda levib, on küll väga madalatel tasemetel kõik see, mis mõeldud on. Aga jah, ka vibratsiooni saab mõõta, lisaks tuuliku juurde, samamoodi nagu mõõdetakse teeliikluse, trammiliikluse vibratsiooniga, tuuliku vibratsiooni saab mõõta. Okei, väga aitäh. Me oleme rääkinud inimestele erinevatest mõjudest, kuidas vibratsioon mõjub inimesele. Sellest on täna õhtu hästi palju inimesele. Okei, väga hea tore. Me paneme suure betoonkeranga maasse, me paneme sinna 300 meetrit tuuliku otsa ja siis see kõik on väärne niimoodi. Siin üleval see paber on labad, see saab seda survet, see on vibratsioon, mis siin üleval on. Ja see vibratsioon kantakse siit alla maapinda punkti. See on konstantne vibratsioon maapinda. Nii, milline keskkonnaekspert on, kes hindab suure hulga sellise vibratsiooni maapinda mineku? Kas keegi on reaalselt üldse maailmas vaadanud peale selle koha peale, et meil on 30-40 tuulikut järjest ja seal on see konstantne, see väärne moment on 300 meetrit kõrge väärdepunkt, väärnab seda. See on vibreeriv jõud, kuidas see mõjub pinnase kihtidele, kuidas see mõjub veele, põhjaveele, kas see segab seal pinnas midagi kokku, kas keegi üldse grammikenegi vaadanud sinna suunas? Nii, Alar, kas sa soovid vastata, tegemist on tugev kuulepoolne palju pinnasega,
ja kirjelduse põhjal ma arvan, et tuulikute siis enda tegevusest tekitatud vibratsiooni mõju võib ka hinnata kümnete meetritega sisse. Minu küsimus sõltuvalt siis selle pinnase tugevusest, milline on mõju kiitidele. Aga palju pinnas on? Ega ma ülidetailselt praegu täna ei oska seda igas asukohas vastata, aga see Kalju pinnase teema on loomulikult positiivne asi. Erinevates pinnastes vibratsioon levib väga erinevalt. Nii palju, kui mina lugenud olen, just seesama, mida Piret enam ütles, see tuulik ei tohi vibreerida nii palju, et ta tekitaks sinna pinnasesse sellise võnke kiiruse, mis võiks tekitada probleeme puhtalt sellepärast, et kui ta nii palju vibreerib, siis ta kukub lõpuks uppi. Ta enda vundament lahuleks ära ka esimesena. Betooni kontrollmehhanismid käivad läbi vibratsiooni, betooni purustatakse läbi vibratsiooni ja kõik lõhkumistehnoloogia toimub läbi vibratsiooni. Ja meie eesmärk on just, et betoon ei puruneks seal. Ja selle jaoks on tuulikutel kaitsemehhanismid sees, et kui on liiga tugev tuul, et siis ei tohi ringi käia, sellepärast, et ta lõhub tuuliku ära, eks. Katsume küsida veel. Jah, aga see on nagu kriitiline kogu küsimus oli teine. Kas ja kui põhjalikult on sinna konteksti sisse vaadatud, et kui laialdaselt see näiteks meil siin Pandimere kõrgustikus? Karstialad. Saan vastata veel kord täpselt samamoodi, kui ta seda betooni seal ümber ära ei lõhu, siis ei lõhuda ka seda lubemini sama kergesti ära. Ja see ongi lihtne vastus. 40 aasta jooksul konstantne vibratsioon. Teie vastutate oma teadmised meie Üldiselt ma olen näinud vibratsiooni... Kohalik omavalitsus vastutab, hakkab vett vedama. Näiteks Tallinna ühistransport, kes väga eduliselt tekitab justkui trammirööbad tee peale. Või siis Tallinna-Tartu vahel võiks panna rongi liikuma, sellepärast Tallinna-Tartu maantee on selline. Iga maantee. Jah, iga maantee. Selle ei ole ainult vibratsiooniga tegu, seal on kulumisega tegu, aga osaliselt on vibratsiooniga. Tegelikult asfalt on pehme materjal ja kui te keskkonnamõjusid indeksite, siis seda asja teadma. Kas teil on veel küsimus? Ei, minul ei ole. Aitäh. Nii. Need numbrid, mida me oleme tänaseks välja jaganud, ongi viimasel praegu. Me lubasime, et kella 7-ks on see infoõhtu läbi. Me pole selle eesmärgiga hakkama saanud ja teate erinevatel põhjustel. Ka ettekanded on läinud kauemaks. Aga igal juhul me võtame nüüd ette need küsimused veel, mis järgi on. Näen teid ka. Nii, kellel on järgmine number? Mis number? 10 näiteks. Minu nimi on Lukas. Mul on üks külaline siin Kaunast, ma olen siin Klaras Väiksu. Ma olen väga palju minu kodumaad naanis kuulnud täna õhtul. Näiteks seda näinud ehitavad väiksed tuulikud seal maal. Siin on nii palju ebausk ja nii palju valefaktad siin, mis leidvad selles saalis, et see on usumata. Minu küsimus eksperdile siin on, kuidas on võimalik, et minu kodumaa elab veel 6 miljonit inimest vähem ruumis kui Eestis ja riik on täis tuulikutest. Ja inimesed on peale soomlasest kõige võnnetum rahvus maailmas. Nii, see on küsimus veel meid eksperdile siin. Nii, aitäh. See peaks oma soovita vastata. Keeldus selle kohta, et tegelikult on võimalik tuuleenergeetikaga riigis elada oma elukohta. Ma võin vastata sellele. Nii, aga ei ole vaja. Nii, Allar Noor. Ma ei saanud aru. Ma saan vastata sellele küsimusele retooriliselt, et minul on enda tekkinud see sama küsimus, et kui kõik see, mis meil viimaste kuude jooksul Eestis on üles tõstetatud mure või tuuleenergeetika koha pealt, et kuidas Taanis üldse keegi ole. Too see Taani pilt ette, kurat, palju seal keskmine kõrgus on, mida sa jaurad, ma ei saa aru. Ei ole ju. Võta kaart ette, vaata, palju on maismaal keskmine kõrgus. Täitsa lõppraisk. Tänane õnnenumber. Uskumatu. Kova küsimuste pakett. Olen Andero Põllu ja olen Väike-Maarja vallavolikogu liige. Ja koval küsimuste pakett siis arendajale. Aga ennist üle-eelmine küsija tegelikult tahtis teada saada seismisest mõjust inimtegevust. Oli sellist?
seismiline mõju. Eesti keeles. Läbi maapinna tuleb vibratsioon inimese koju. Aga nii, mis on tuulike kasutegur? Lihtne, konkreetne küsimus. Vastame ära. See sõltub tuuliku kõrgusest, kui me võtame eelduseks siin piirkonna, eelduseks, et tuuliku kõrgus on selline 230 meetrit tippu kõrgus, siis ma julgen, see sõltub väga asukohast, aga ma julgen öelda, et on 40% juures. Vale! Olen kuulnud 14. Õige! Siis see on vale info. Aga too oma... Keegi looma jätma, ehitama jätma. Just ei ehita, ei ole majanduslik. Ma teen kiirelt, kui tohib. Siis kaasneb taristu, et mis taristu kaasneb tuulikupargiga? Ja kes selle kinni maksab? Arendajad maksavad, seal on vähemalt teed, kaablid, alajaamad, liikluspunktid. Ja ilma põhivõrkuse elekter sinna maani, kus on. Ehk siis kõrgepiti liinid tulevad või tuleb maa sisse kaabel või kuidas see on? Väga suure tõenäosusega maakaabel, et õhuliinid nõuaksid eraldi planeeringuprotsessi. Ja väga palju maad ka. Ja siis ja kelle kätte jääb siis Eesti Energiaturg? On nagu küsimus, et kas... Jah, selgelt nägija ma ei ole. Ma arvan, minu isiklik arvamus on, et me peaksime olema rõõmsad, et välismaa investorid tahavad ka Eestisse investeerida ja et meil on päriselt selline olukord ja turumajandus, kus siia tahetakse tulla, mitte siit ainult ära ei minna. Ja, et siis mina näen nagu seda Eesti Energia kaaperdamisena, mida taheti teha 90-ndatel, tuleb ikka meelde. Üks USA riiulifirma tahtis kõik ära. Ja täna Eesti Energia jumal teab kus. Nii, ja küsimus siis vallavanemale, et rahvaalgatuse käigus on kogutud pea 1200 allkirja ja algatatud petitsioon, aga kahjuks antud allkirjad ei ole jõudnud volikogu lauale, aga on juba otsus tehtud, kus seisab nii vallavanema allkiri kui volikogu esimehe allkiri. Mis otsusest jutt on? Mille otsus? Nii, kes? See oli vastus, jah. Tuuleala 6 petitsioonile. Jah, Tuuleala 6 petitsioonile on tulnud vastus, mis ei ole käinud läbi volikogu laua. 1200 allkirja. Ja kuhu siis? Päris head küsimused, et kahjuks on tegu ka teie poolt mitu korda teie sinna alla kirjutasite ühele paberile. Las ta on. Ja vastan siis, et vallavalitsusele vastus on tulnud petitsioonile, teisele petitsioonile vastust ei ole. Ja teil volikogu liikmena soovitan olla kohal komisjonides, kus üldplaneeringut arutatakse, olete sama üldplaneeringu vastuvõtmise poolt olnud ja täna leidsite olukorra, kus kutsuda inimesi enda poolt hääletama. Ja üldplaneeringu vastu oli mina, Andrea ja Priit. Te võtsite selle vastu. Siin nüüd räägime kohas vale. Olete nõus ka oma mütsid ära sööma, kui ma tõestan vastupidist, et olete vastu, olnud üldplaneeringu vastuvõtmise vastu või poolt? Ja kas või masookid. Väga hästi. Midagi ilusat täna, kellelt sokki lähevad ja söömas. Nii väike küsimus, et miks ei ole jõudnud volikogu arutamisele? Ettepanek on tehtud tänased volikogu esimene, et kui te tahate täna siin veel küsimusi esitada volikogu, mis puudutab volikogu juhtimist, siis meil ikkagi volikogu esimees on härra Hans Kruusamäe. Aga te allkirjastasite selle vastuse? Absoluutselt. Mina vastutan vallavanemana, aga Väike-Maarja valla põhimäärus annab mulle võimaluse saata Väike-Maarja valla kirju ja kirjutasin alla Väike-Maarja vallavanem. Seal oli vallavolikogu esimehe allkiri ja ma tõenäoliselt tean, et küsige siis õigelt inimeselt. Oma esitajad. Aitäh sellest, et inimesed teevad oma otsused. Aitüma. Nii, number 12 siis peaks olema, et selle näinud 11 on ja. 11. Ja. Ilma teatas ei teiega ka suhelda, ma saan aru. 12 peaks olla. Jah, siin on number 12. Oli. Ilma teata otsis teid, ma lehest lugesin, nüüd nad sõidid ka teiega suhelda vähemast olla. Jaa, tere ka minu poolt Mihkel Meist ja Kiivaküla elanik ja Vauküla aktivist.
esimene tähelepanu, mis ma ütleksin, oleks see, et kõik inimesed saaksid ühtemoodi nendest tabelitest aru, kus meie lugupeetud ettekandjad on teinud, tehke need tabelid eesti keeles. Et ma loodan, et vallakodulehele jõuavad need eestikeelsete nimetustega tabelid. Bürokraatia on tore, aga paluks eesti keeles. Ei, küsimus ei arusaada, ettepanek ka. Ja küsimus on nüüd see, et milline on siis arendajapoolne käitumine, kui peaks selgima, et vallavalitsus või see detailplaneering ei luba neid tuulikuid püstitada. Aitäh! Härra. Nii, arendajad esinejad. Turbiines.tk. Siin ei ole väga teistsugust valikut, kui KSA või mis iganes protsess ütleb, et see ei ole võimalik. Muidugi ehitus on test. Me Vinnivalla näite puhul näeme, et läks tootlusse. Aga hoopis teine olukord, sellepärast, et seal ei algatatud, ei olnud võimalik uurida, praegu uurime, võib-olla ei ole võimalik, võib-olla on võimalik. See on ka põhjus, miks täna on Eestis nii palju erinevaid planeeringuid, oluliselt rohkem kui tuulikuid üldse kindlasti tuleb, sest et väga paljud planeeringud langevad ära. Aga rahva tahe ei ole ju seotud KSA-ga. See on teie enda ärihuvi ju. Otsustada nii, nagu ta kõike seda kogumina võtab, aga Vinni vallavolikogu probleem oli see, et nad tegid selle algatamist eitava otsuse ilma igasuguse motivatsioonita. Kui nad oleks motiveerinud oma otsuse ära, oleks olnud arendajad hoopis teises olukorras ja võib-olla olekski see vaidlustamine lihtne olnud, aga nad ei teinud seda. Et see oli igasuguse õigusakti jõuda, see on lihtsalt see probleem. Kõikide vallavolikogu otsuste puhul on vaja lähtuda sellest, millest see tuleneb, mis on asjaolud, muidu on nad kõik ümber lükatavad. Aga kas rahvahääl on piisav otsus, et... Rahvahääl on väga kaalutud argument, millele oli ju tugineb. No kuhu kadusid petitsiooni hääled? Kellel on number 13? Minu. Väga hea. Olen siis Tammiku külast. Kus sa tead? Te olete selle reklaamil seal Poltsemaa kandis. Mina olen Tammiku külast. Olen ka. Ma ei tea, kas te olete, aga te väidate. Sul on Marko väga hea. Nii, küsimus. Ma ütleks kõigepealt suurt tänu nendele esinejatele siin kõik. Ja eriti Piretile. Sul on täna väga vedanud, et siin ei ole Kalju Tammet. Muidu sul oleks jälle selgi olnud. Kalju Tammet ka võib-olla, ma ei tea. Aga lähme edasi. Lähme edasi. Mul on hääl ära, aga rahvas võib-olla vabandab. Mul on selline küsimus. Volikogu esimees siin, volikogu liige oli tema vist, jah? Jah. Palju siin saalis on veel volikogu liikmeid? Käed püsti julgelt, on veel või? Kui on, siis ilma kätte. Nii, üks vähemasti. Andero Kolm. Teie ka, jah? No igal juhul tunduvalt rohkem kui Põltsamaal. Nii, aga lähme küsimuse juurde. Ma ausalt öeldes tahtsin väga küsida kahe esineja käest, aga minu jaoks olid need rääkimised lihtsalt selle jaoks, et ära rääkida. Aga mina paraku tahaks küsida isa Kallamäel sinu käest. Kas sulle ei tundu, et see tänane sündmus siin on nagu linnukese pärast? Või ei tundu? See on vahe küsimus, nii, olgu. Vastus oli ei. Vastus selle küsimusele on ei. Edasi. Aga mina arvan natuke teistmoodi. Mul on arvamine see, et kogu need arutlused on ellu kutsutud sellepärast, et meie süvariik tahab rahvast üles sõita, sest ei kuulata rahva arvamust. Ja tõepoolest siin volikogu liige esitas oma arvamuse. Mis siis ikkagi juhtus? Kas siis Väike-Maarjas on ka volikogu kummitempliks kujunenud või? Võin pakkuda veel ühe versiooni. Volikogu liige, kes avaldas oma arvamuses, sai need juhtnöörid oma poliitilised graafikud. Oma poliitilised graafikud. Ärme ajame asja poliitiliseks. Nii vahepeal on. Oli palun küsimus, et teised saaksid koju minna varsti. Teised me ei taha koju minna. Ja teil ka kodu teie ees. Ja on küll.
aga minul on sinule, Marko, üks küsimus. Sina oled väga osav moderaator. Ei tea midagi, täna olen hädast. Ohoo. Ütle palun, miks sa nii korraldasid, et ei ole räägitud, keegi ei rääkinud tuulikute mõjust kinnisvarale? See on üks väga tõsine küsimus. Ma võin vastata. Oi, ei, sina ei ole objektiivne. Ma võin teile vastata. Aga meil on siin üks inimene, kes oskab 5 minutiga selle asja ära rääkida. Aga meil ei ole praegu seda teemat plaanis täna ja kindlasti kinnisvara küsimuste juurde tuleb tulla. Eestis on mure selles, et täna ei ole tuulikutega seotud kinnisvara statistikat. Aga välismaal on küll. Eestis ei ole tuulikutega seotud kinnisvara statistikat. Mina küsin seda Maaeluruumi ametist, aga kui me võtame erinevate riikide näited Euroopa Liidus, siis Saukol oli suurepärane üritus korraldatud ära ja proua Poolametsade poolt, siis erinevate riikide näitel võib see lõpuks olla 15-20%, eks ole, võrreldes siis tuulikute eelse olukorda, umbes niimoodi. No nii, aga ma nüüd loobun oma ülejäänud küsimustest, et aega anda ja räägi palun. Aga ärme praegu lähme järjest numbritega, eks ole? Kas ikka on nii? On. Nii, tapiku üles. Number 14. Nii palju keelust täna tegelikult. Margarita. Kuna mul ei lastud küsimusi küsida, siis räägin veel. Küsimus on Allar Noormäe. Näitasite meile mikroplasti ühe tuuliku labade reostus, mis oli 150 grammi aastas. See oli ühe tuuliku. Ma tegin väikese kiire matemaatika. 30 tuuliku puhul see oli nüüd siis selle väikse tuuliku koha pealt, 140 meetrise, kui ma nägin tabeli pealt. Meile tahetakse panna 300-sed tuulikud, mille labade suurus on suuremad, see tähendab, et ka reostus on suurem ja kui 300-sed tuulikud tuleb aastas 30 grammi aastas ja te tõite meile näidiseks, et autolehvide saaste on nagu suurem kui mikroplasti, siis mina näen praegu oma arvutuste baasil, et vale on teie väide. Ma loodan, et te saate selle arvutuse uuesti üle kontrollida. Minu väide oli, et kui 150 grammi tuuliku kohta, siis 1500 autot läbides 1 kilomeetri toodavad ühe ööpäevaga, või mitte ühe ööpäevaga, 1 kilomeetri läbimisel 1500 autot konkreetselt. Väike-Maarja näite siin oli 2500 aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus. Sisuliselt ühe ööpäevaga tekib siin sama palju Eesti turu kui ühe tuulikuga peale terves aastas. Aga see on ju lisasaaste. 30 tuulikut, siis loomulikult 30 tuulikul on 30 korda 150 grammi. Aga mitu ööpäeva see siis tähendab rohkem.